Tere kõigile! Tänases Eesti Eduloo saates teeme tutvust ettevõttega, mis on juba 23 aastat olnud tegev Eesti metsandussektoris. Miks on vaja metsa majandada ja kuidas seda tehakse, räägime täna ettevõtte Valga Puu esindajatega. Head vaatamist! Andres, kuidas tekkis idee hakata tegelema üldse metsa majandamisega? Ma arvan, et seal on hästi suur roll nii-öelda eelnevatel põlvedel. Mul olid mõlemad vanaisad, metsamehed ja jahimehed. Isa töötas väga pikalt metsanduses ja minul oli hästi loogiline jätk peale põhikooli minna Luuale metsandust õppima ja seejärel ülikooli. Sealt hiljem, kui hakkasin tööle metsas, hakkasin raha teenima, siis oli suhteliselt mõistlik luua ettevõtte. Teie seniseks üheks suurimaks verstapostiks on liitumine Graanul Invest Grupiga. Et millest selline otsus? See oli, Valga Puu oli selleks ajaks 10 aastat vana. Me olime valdavalt siis teisi metsaomanikke teenindav ettevõtte ja me sellise oma juhtkonnas nii-öelda tegime otsuse, et me võiks oluliselt kasvada. Ja nii kui kasv ikka, see vajab väetist ja osaliselt ka juhuse kokkulangemise tõttu me leidsime siis endale partneriks Graanul Investi. Täna võib öelda, et see koostöö on väga edukas. Kuidas sa hindad Valga Puu arengut läbi 2 aastakümne? Ma hindan selles mõttes seda väga positiivselt, et me tegime oktoobri esimese nädalaga rohkem käivet kui 10 aastat tagasi terve aastaga. Et see kasv on olnud tegelikult päris suur. Lisaks metsa raiele tuleb ju metsa ka uuendada, eks ole. Et kui palju te tänaseks olete uusi taimi istutanud? Absoluutselt, jah. Ütleme, et metsa või see lõppraie, see on üks väike osa sellest metsamajandamise tööst. Nõus, et ta on ühiskonnas kõige nähtavam. Kui tehakse lageraie, siis see on see, mis täna kirgi kütab. Aga tegelikult ma arvan 2/3 tööd on see kasvatus ja istutusprotsess ja kõik need muud tööd. Ja istutanud me liitsime ja lahutasime natuke, aga kindlasti üle 10 miljoni taime Eesti metsadesse. Ehk uuendanud me oleme kindlasti 5,000–7,000 hektarit istutamise teel, pluss siis kõik muud uuendamise viisid. Et see on tegelikult selle metsakasvatusprotsessi põhirõhk tegelikult on metsakasvus esimesel 20 aastal. Seal on palju kulusid ja seal on väga palju õigeid otsuseid vaja teha. Tamar, sina oled metsaülem. Mis on sinu tööülesanded? Metsaülema roll on ettevõtte metsafondi haldamine. Ja nagu meie juhataja Andres Olesk on öelnud, et olla metsaarhitekt, nii-öelda kujundada meie metsa. Kui oluline on metsa uuendamine ja kuidas seda tehakse? Mina isiklikult usun, et iga metsandusega tegeleva ettevõtte puhul on väga oluline metsauuendus. See tagab meile tulevikuks stabiilse ja kvaliteetse metsafondi olemasolu. Et kuidas metsi uuendada, siis tegelikult selleks on hästi palju mooduseid. Mets võib uueneda aga väga edukalt ise, ilma inimese sekkumiseta, kuid mitte alati. Ja kui meil on mingi kindel visioon või nägemus, millised meie metsad peaksid olema, siis levinud meetod on metsataimede istutamine. Antud juhul meil oleme siin männi noorendikud, mis on ka inimtekkelised. Need on inimene see külvanud. Minu paremal käel on üks 5 aastat tagasi külvatud männi noorendik ja vasakul käel siis üks 15 aastat tagasi. Et see, mis puuliiki mingis kasvukoha tüübis või mingil alal eelistada, tuginebki kõik nii-öelda metsa kasvukoha tüübile ja sellele, mis puuliigid, mis kasvuomadustega on. Et antud juhul kuivades tüüpides me saame eelistada mändi, liigniisketes hoopis midagi muud. Et tuginedes nendele mustritele me neid valikuid teha saame või teha oskame. Kas piisab ainult taimede istutamisest ja mets kasvab ise või vajab istutatud taim ka edasist hoolt? Kindlasti vajab see istutatud taim hoolt, et kui see nii-öelda kulu istutuse näol on juba tehtud, et siis on väga oluline minna edasi ka hooldustega. Tokaspuu puhul üks selline 3 aastat on kindlasti hell periood, kus tuleks see taim nii-öelda rohurindest ja vaarikarindest välja aidata.
ja edasi läheb küll natukene lihtsamaks, kuid päris hooldusvaba ta veel ei ole. Et kindlasti on oluline. Andres, sa töötad harvesteri peal. Kuidas sa otsustad, millist puud võtta, millist jätta? Kuidas käib ühe metsa kujundamine? Eks need puistud on kõik väga erinevad ja omanäolised, et mõnes puistus on neid valikute tegemine lihtsam, mõnes on natuke rohkem nuputamist, aga eks ta ajapikku jääb ikkagi nii käe sisse, et ega sa enam väga pingsalt siin ei mõtle, et millist puud nüüd võtta ja millist jätta. Aga esmajärgus nopin kohe siuksed alla jäänud ja vigastatud põdraampsuga rääbakad, kehva kvaliteediga puud välja. Siis tuleks vaadata, et puu võral jääks piisavalt ruumi ja avarust, et ei peaks siin naaberpuuga siin võistlema päevavalguse pärast. Siis natuke loomingulisust ja jäävadki ilusad, terved, elujõulised puud kasvama ja rammu koguma. Ole ja räägi mulle ka sellest masinast lähemalt, et miks just see masin sobib siia sellele langile? No see masin on, võiks öelda nüüd, et see on nagu mini-harvester, et mõõtudelt väike, kaalult kerge, kaalu 5,7 tonni, et see võrreldes suurte masinatega on 3–4 korda kergem, et pinnasel on ka 3–4 korda väiksem surve, eks ole. Siin on nagu siuke kõvem pinnas, aga on pehme pinnas, sa säästad sellega juurestiku pinnast, et sa saad rahulikult kõik siuksed arvendused ka teha ära, et ilma mingi mureta. Aga kuskil on muidugi piirid, et päris igale poole ei ronina. Ja need EOD-d, mis ma nüüd siia sisse lõikan, need tulevad nüüd nii palju kitsamad, et ma säästan iga teega kuskil 20% puudest, mis on ju väga hea. Ja loomulikult see väike kompaktne lõikepea, et sellega mahub siin ilusti puude vahel toimetama ja puid mitte vigastades, mis on nagu väga oluline, muidu ei ole sellel asjal nagu mõtet. Et nii ta on, et saab need tööd lihtsalt väiksema jalejäljega tehtud. Väiksem masin. Ja mets saab ilusam. Mets saab ka ilusam, jah. Andres, kes on teie koostööpartnerid ja kas tänapäeval on üldse lihtne saavutada ja hoida pikaajalisi toimivaid töösuhteid? Üks olulisemaid koostööpartnereid lisaks klientidele on meil ilm. Ilm on see, millega me tegelikult iga päev peame läbi rääkima, ennustama, arvestama, töid planeerima. See on nagu kõige keerulisem, ma arvan. Arvestades seda, et meil on 4 heitlikku aastaaega. Aga klientidest nii palju, et meil on suurusjärgus 10 pikaajalist klienti, suured metsaomanikud Eestis, keda me siis pikim koostöö tegelikult on 21 aastat juba. Me iga-aastaselt teeme siis need vajaminevad tööd metsades, mida klient ootab ja soovib. Aga ega töö klientidega see on igapäevane. Meie panustame sellesse, et pakume võimalikult professionaalset teenust. Teeme palju koostööd Maaülikooliga. Meil on kontoris üle 20 kõrgharitud metsamehe ja naise. Ehk me oleme loonud siukse professionaalse meeskonna, kes suudab läbi oma kompetentsi ja teadmiste neid kliente hoida. See ongi, ma arvan, see põhiline. Kas selle 23 aasta jooksul on ette tulnud ka keerulisi aegu? Ütleme, keerulised ajad meile on olnud nii-öelda turust lähtuvad. Ma mäletan see siuke 2008-2009, kus oli siuke tugev majanduslangus, see oli meile väga keeruline aeg, sest nõudlus puidu järele kahanes väga järsult. Et me praktiliselt 70% ettevõttest jäi seisma tol ajal. Tulite kiiresti sellest august välja? Tulime välja, jah. Tulime välja õnneks. Et pankade abiga tulime välja. Ainult pankade abiga? Ma ei saa öelda, et ainult pankade abiga. Pigem me tulime välja oma klientide abiga, oma koostööpartnerite abiga, sest vaatasime üle kõik tööd, vaatasime, mida kannataks sel ajal teha, mis puuliik oleks mida oleks mõistlik majandada ja nii elasime üle. Aga ma arvan, et suhteliselt lihtsalt ikkagi, et meil ei olnud sellist pikka vaakumit. Ja seal välja töötatud ideed aitavad teid kanda ka tänapäeval? Kindlasti. Alalhoidlikumad oleme kindlasti. Ütleme, 2007-2008 oli kindlasti siukest, optimismi oli väga-väga palju enne. Täna me vaatame siukse pikema pilguga.
Joel, sina oled töötanud Valga puus juba mõnda aega. Kuidas sa siia üldse sattusid? Põhimõtteliselt peale kooli lõpetamist siis olin vaba hing vabal turul ja siis tutvused viisid nii kaugele. Eks tööd leitaksegi kas tutvuste või siis ala CV-keskuste kaudu või selliste platvormide kaudu. Minul oli siis see õnn tutvuse kaudu saada siia, kus mu hea sõber viis siis mind kokku ühe eelnevalt Valga puus töötanud inimesega. Ja kohe järgmine päev peale seda kokku lepitud aega siis me tegime tööintervjuu, mis nagu näha oli edukas ja siin ma nüüd olen. Et olen väga rahul selle valiku üle ja selle võimaluse üle. Kindlasti üks väga hea ettevõte, kus oma teadmisi ja oskusi realiseerida. Kui palju täna ettevõttes üldse töölisi on ja kes need inimesed on? Võib öelda nii, et Valga puu kontsernis on kokku üle 100 inimese ja need inimesed on kõik, võib öelda, oma ala spetsialistid, kes on siis lõpetanud valdavalt kõrghariduse saanud, omandanud ja mida veel tuleks märkida tänapäeval kindlasti suur ettevõttes, eriti metsandusettevõttes, tänapäeval enam ei aja puhtalt läbi metsandusalaste spetsialistidega, vaid on vaja ka inimesi, kes aitaks kaasa siis logistiliselt, IT-alaselt, kindlasti keskkonna pool peab olema kaetud ja nii edasi. Neid alasid on palju, et ka nende kõrgharidus kindlasti sellele ettevõttele tuleb väga kasuks. Teil on väga motiveeriv palgasüsteem, et mida ettevõte veel oma töötajatele pakub? Lisaks väga heale palgale ettevõte kindlasti panustab sellisesse hea ettevõtte sisese sooja energia ja kõrge moraali säilitamisse. Valga puu siis kompenseerib erinevad sportimisvõimalused, mida väga ohtrasti kasutatakse, olgu siis näiteks ujula või spordisaalid, jõusaalid. Lisaks on meil, nii nagu ühel ettevõttel ikka, suvepäevad, jõulupeod, siis on jahipeod, meil on väga palju jahimehi, jahinaisi, kus me kõik saame kokku ja on igasugused erinevaid koolitusi, mis me siis seome ka selliste põnevate tegemiste ja õhtuste olemistega, kus me ei tule lihtsalt kokku ja ei lähe laiali peale seda, kui koolitus on lõppenud, vaid me võtame sellest päevast maksimumi. Ja kindlasti number 1 on ikkagi see õhkkond, et need inimesed, kellega me koos töötame ja kes meie selja taga on, et see on number 1 minu jaoks. Ja üks asi veel, mida mina isiklikult 2 lapse isana väga hindan, on stabiilsus, mida see ettevõte pakub. Et selle 11 aasta jooksul, mis ma siin olen töötanud, pole mitte kordagi olnud seda, et palk hilineks või oleks mingid muud probleemid. Kui nüüd on inimesi, kes väga sooviksid selle ettevõttega liituda teie seltskonnaga, siis on teil veel vaba ruumi? Kindlasti on, ma ütleks, et häässe, võro keeles häässe lauta mahub üks palju lambid. Et häid mehi, naisi on kindlasti veel ettevõttel väga vaja, eriti haritud ja inimesi, kellel on soov tööd teha, mitte lihtsalt mingil kohal aega surnuks lüüa. Ja see on väga tähtis omadus, sest julgen kinnitada, et kui sa siin ettevõttes tööd teed ja vaeva näed, siis ka tulemus sinu, olgu see siis pangaarvel või siis sinu heaolus väljendub üsna selgelt. Et kui on kindel soov Valga puus siis oma tööoskusi proovile panna, siis meie kodulehel on kõik kontaktid olemas ja kirjutage või helistage julgesti ja ehk just leiame koos teile selle sobiva töö. Mihkel, kui suur on täna teie masinapark ja kuidas see on valitud? Meie masinapargis on tänaseks üle 50 ühiku rasketehnikat. Me oleme selle komplekteerinud meie vajadusi arvestades ning oleme lähtunud põhimõttest, et saaksime kõikvõimalikud metsandusega seotud tööd oma masinatega tehtud. Meil on metsas täna 14 harvesteri, millest 9 on väikesed või väga väikest klassi masinad, millega teostame erinevaid harvendusraieid või hooldusraieid, valdavalt siis nooremates metsades. Töös on ka 15 forwarderit, millest siis 10 on väiksemad masinad, mis on sobilikud hooldusraiete väljaveoks. Eestimaa teedel sõidab 3
Valgapuu logodega metsaveoautot ning rasketehnika transpordiks on meil 2 treilerit, millega siis viime metsamasinaid ühelt objektilt järgmisele. Võsa, metsastunud põldude ja kraavide puhastamiseks on meil töös 5 ekskavaatorgiljotiini. Kevadest sügiseni teostame maapinna ettevalmistust metsaistutuseks, selleks on meil 2 eraldi masinat. Metsaistutusperioodil on töös ekskavaator metsaistutusmasin, mis ühe vahetusega suudab ära teha 3–4 metsaistutaja töö. Ning oleme täna valinud oma masinaparki kõige kaasaegsemad, ökonoomsemad masinad, mida siis vastavalt vajadusele igal aastal uuendame. Täna oleme siin suures ja uhkes töökojas, et miks tekkis sellise järele vajadus? Jah, hetkel oleme siis selle meie töökoja uues 2 aastat tagasi valminud osas. Et enne selle valmimist oli meil kasutada siinsamas kõrval asuv nii-öelda vanem osa, mis valmis aastal 2010, kus oli meil kasutada ligi 300 ruutmeetrit pinda ja kuhu saime siis üheaegselt või mahutasime üheaegselt 2 metsamasinat. 2 aastat tagasi valminud laienduse käigus saime juurde 600 ruutmeetrit kasulikku pinda ja täna võime öelda, et suudame samaaegselt teostada 6 suure metsamasina ja 2 väiksema remondi ja hoolduse. Idee või vajadus suuremaks töökojaks tekkis tegelikult suhteliselt kiiresti peale nii-öelda selle vanema osa valmimist. Kuna soovisime hästi läbimõeldud ja efektiivseid lahendusi, siis võttis see projekteerimine ja ehitusega alustamine meil mõned head aastat aega. Ning ma usun, et võin täna öelda, et meie Hummuli töökoda, kus me viibime, on üks tänapäevasemaid ja kaasaegsemaid meil Eestis. Oleme siin arvestanud nii töötajate vajadustega kui kõikvõimalike keskkonnaalaste tingimustega. Sellele võib uhkust tunda küll. Ma usun ka, aitäh! Keskkonnakaitse on osa metsandusest. Kui palju on Valgapuul kaitsealuseid metsi ja mida te seal kaitsete? Et Valgapuul on kogu metsaportfellist 25% erinevate režiimidega kaitstud ehk kaitsemetsi, aga ma rõhutaks, et tegelikult kogu elusloodus on kaitse all. Ja tegelikult mitmekesisuse tagabki see, et me tegelikult metsi majandame. Metsad on erinevas vanuseastmes metsades on tegelikult elavad erinevad liigid ja tegelikult selle Eesti mitmekesisuse tegelikult tagabki see, et me oleme metsi majandanud. Et see kaitsemetsade protsent on ajas väga kiiresti kasvanud Eestis. Et 88. aastal oli neid alla 1%, siis tegelikult täna on neid üle 20% Eestis tervikuna kokku. Et ma ise olen alati mõtlenud ja mõtlen täna ka selle peale, et kas see on liigikaitse mõttes kõige parem, et me viime metsad majandamist välja. Ma ei ole selles väga veendunud. Selles mõttes, et metsandus nii majandusena kui ka tööstusharuna tegelikult on ainukene sektor, mis on süsinik positiivne. Ja see on selle kliimamuutuste mõttes äärmiselt oluline. Ehk et kui me võtame õhust, korjame oma süsiniku kokku, teeme pikaajalisi tooteid, siis see tegelikult tagab meile selle kliima ja tagab ka need liigid, mis siin elavad. Kui kliima läheb soojemaks, siis ilmselgelt vahelduvad ka liigid. Meil on tulnud saakal, meil kaob lendorav teisest otsast ära ja see on nagu selline protsess, eks. Ehk tegelikult täna me peaks keskenduma sellele, et siduda võimalikult palju süsinikku ja selleks on metsade majandamine kõige efektiivsem. Valgapuu majandab oma metsa säästvalt ja jätkusuutlikult. Millest see väljendub? Absoluutselt majandab säästvalt ja jätkusuutlikult ja see on meil eesmärk. Selle eesmärgi tagamiseks meil on väga tihe koostöö Maaülikooliga. Meil on akadeemiline metsaharidus Eestis üle 100 aasta vana. Metsandus nii-öelda õppeainena on 50 parima hariduse hulgas maailmas ehk
ehk ütleme, me ammutame sealt oma teadmised, me püüame neid otsuseid nii-öelda metsakasvatusprotsessides ja ka looduskaitseprotsessides teha mitte arvamuspõhiselt, vaid teadmistepõhiselt. Ja see tegelikult tagabki selle kestlikkuse. Andres, milline on Valga puu suund tulevikuks? Kõik otsused, mis me tegelikult metsakasvatuses teeme, nõuab siuke ülipikka vaadet. Ükskõik kuhu ja mida me istutame, minimaalselt tuleb meil ette mõelda tegelikult 60–100 aastat. Ehk ma arvan, et 100 aasta pärast Valga puu on ettevõttena kindlasti olemas, kasvatab metsa, teenindab teisi metsaomanikke, et ma näen Valga puud hästi pikalt. Andres, kui sa saaksid nüüd ajast tagasi minna, kas sa valiksid ikkagi selle sama tee, kas sa valiksid ikkagi metsanduse teema? Absoluutselt valiks, jah. Mitu põhjust. Üks on see, et see on eri aegadel, selle sama 23 aasta jooksul, kui on Valga puu olnud, ta on pakkunud hästi palju erinevaid väljakutseid. Aga täna on see väljakutse ongi pigem suhtlemine ühiskonnaga ja ühiskonnale selle tegevuse mõttekuse selgitamine, et see on täiesti teine asi, mida ma tegelikult koolis ei õppinud. Ja võib-olla peaks tegelikult sellise ühiskonnaga suhtlemise nendesse looduserialadesse tegelikult tooma, ma mõtlen. Kõik ei ole võimalik koolis õppida, aga mida sa siis arvad, mis on see eduvõti sinu jaoks olnud? Ma arvan, eduvõti on järjekindlus. Järjekindlus ja ma arvan see ka, et me ei ole kunagi kartnud vigu teha, oleme püüdnud neist õppida. Ma arvan, see on olnud see edu. Järjekindlust järelikult on olnud piisavalt palju, olete edukad ja jätkake samas vaimus. Aitäh, kindlasti jätkame. Mina sain täna oluliselt targemaks Eesti metsanduse vallas. Aitäh kõigile saates osalejatele, aitäh teile vaatajad ja järgmise korrani!